Ukrainal on salarelv. Seda relva pole kunagi varem nähtud ja see on täiesti surmav. See on põhjustanud Venemaale Krimmis tõelist põrgut. Poolsaar peaks olema Putini kontrolli all, kuid kui see relv tabab Krimmi maismaasilda ikka ja jälle, muutes selle maanteeks põrgusse, tundub see kontroll lõdvem kui kunagi varem. RR 280 on muutunud surnuaiaks. Krimm on vallutamiseks valmis, kuna poolsaare vabastamine on muutunud ulmelisest unistusest vältimatuseks. Ja see kõik on tänu Morriganile. Need, kes tunnevad mütoloogiat, võivad teada Morriganit kui keldisoja, saatuse ja võib-olla kõige tähendusrikkamalt muutuste jumalannat. Just seda Ukraina soovibki Krimmis luua pärast enam kui 10 aastat, mil Venemaa on poolsaart ebaseaduslikult valitsenud. Ühe territooriumi saatuse muutmine, mida keegi ei arvanud, et Ukraina kunagi enam puudutada suudab. Morrigan ei ole lihtsalt nimi, see on sõnum, mis on taevast saadetud ja mängib nüüd olulist rolli Ukraina strateegias Krimmi isoleerimiseks, valmistudes eesootavaks vabastamiseks. Me ei teadnud sellest, kui Krimmi maismaasild sattus tule alla. Nüüd me teame ja see on kõik tänu 412 Nemesis brigaadile. Brigaad avaldas Facebookis kaadrid, mis näitavad täpselt, milleks Morrigani droon võimeline on. See keskmaa relv võimaldab Ukrainal rünnata Krimmi neid artereid, mis varustavad Vene okupante. Sõjaline logistika põleb leikides, olulised varustusteed muutuvad kasutuskõlbmatuks. Sõjajumalanna on tõusnud taevasse ja külvab Venemaale kaost. Nemesisse brigaad on ideaalne üksus selle drooni olemasolu paljastamiseks, kuna neil oli selle arendamisel oluline roll. United 24 meedia teatab, et Morrigan on kaasarendatud koos brigaadiga, mis viitab sellele, et tegemist on drooniga, mis on loodud spetsiaalselt Krimmi tagasivõtmiseks. Nemesise brigaad teab, mida on vaja, et Venemaad rindejoone taga tõsiselt kahjustada. Morrigan on ehitatud vastavalt nende nõudmistele. See on loodud olema võimalikult surmav ning muutma okupeeritud alade teed põrguteedeks. Tulemused on nüüd kõigile näha. Nemesise brigaadi avaldatud kaadrid näitavad, kuidas Morrigani droonid vallandavad oma tulise raevu Vene sõjaväeautode pihta mööda RR 280 Novorossija maanteed. Me näeme kaadreid, mis on filmitud droonide endi poolt, mis viitab sellele, et need on sisuliselt FPV droonid, mille lennuulatus on pikem kui tavaliselt rindel nähtud droonidel. Video annab meile lühikese pilgu Morriganile endale, kuid mitte nii palju, et selle saladused oleksid avalikustatud. Kuid kõige olulisemad on löögid. Korduvalt näeme, kuidas Morrigan teeb seda, milleks ta on loodud, sihib sihtmärgi ja hävitab selle. Nemesisse brigaad nimetab drooni mängumuutjaks. Ausalt öeldes on raske vastu vaielda. Ukrainal on droon, mis hävitab võtmetähtsusega elutähtsa ühenduse, millele Venemaa toetub, et hoida Krimmi oma kontrolli all. RR 280 maismaasild on ohus. Õigemini, see on juba muutumas kasutuks. Ukraina lämmatab Venemaa Krimmi logistikat strateegiaga, mille eesmärk on esmalt isoleerida ja seejärel vabastada. RR 280 maanteed katvad põlevad sõjaväesõidukite vrakid näitavad meile, et Morgan on ühtaegu tõhus ja sümboolne. Me näeme Krimmis muutuste algust ja Morgani abil võiks see muutus laieneda ka teistele Ukraina piirkondadele. Aga enne kui me selleni jõuame, tuleb küsida, mida me seni Morgan drooni kohta teame? Vastus on väga vähe. See ongi salarelvade puhul peamine mõte. Ukraina ei taha liiga palju avaldada, sest muidu saab Venemaa teada, kuidas Morgan töötab ning kas loob oma versiooni või leiab viisi drooni vastu tegutsemiseks. Küll aga teame, et droon on loodud ülimalt manööverdusvõimeliseks, mis võimaldab tal läbi viia tagala interdiktsiooni missioone Venemaa poolt okupeeritud aladele paigutatud võtmetähtsusega sõjaliste objektide vastu. Tänu Nemesise brigaadile teame ka, et droon on osa skeemist, milles osalevad Ukraina kaitseministeerium ja Ukraina mehitamata süsteemide väed, et arendada uut tüüpi keskmaa relvi, mis suurendavad Ukraina operatiivset sügavust. Lisaks sellele ütleb Nemesise brigaad, et rohkem infot nad ei avalda. See on seni kogu info, mida saame avalikult jagada ilma tarbetu riskita, teatab brigaad ja lisab. Ülejäänu peab jääma avalikust ruumist välja, et Ukraina keskmaa löögivõime saaks tõhusalt edasi toimida. Vähese lisainfo, mida selle drooni kohta saame teada, peame leidma Nemesise brigaadi jagatud videoanalüüsist. Droonil on selgelt FPV omadus olemas. Kaadrid näitavad, kuidas Morrigani droonid salvestavad enda eest toimuvat, kui nad sihivad oma sihtmärke. Seega võime eeldada, et on olemas operaatorid. Kas tehisintellekt ja automaatne sihtimine on kasutusel, pole kinnitatud. Me ei tea ka, kui palju tulejõudu Morriganil on, kuigi on selge, et sellest piisab tankide ja sõjaväesõidukite hävitamiseks. Aeg-ajalt näitab Nemesise brigaadi kaadrid drooni põhjustatud plahvatusi ning need on piisavalt suured, et viidata sellele, et Morgan kannab veidi rohkem kui tavalise FPV drooni umbes 3 kilogrammi lõhkeainet. Seega lööb Morgan tugevamalt kui droonid, mis rindejoont katavad.
Kui palju tugevamalt, pole veel kinnitatud. Business Insider püüab oma analüüsis Nemesise brigaadi videotest veel mõningaid üksikasju välja selgitada. See ütleb, et varajane klipp, kus Morganit lennuks ette valmistatakse, viitab sellele, et see on tõenäoliselt umbes 4–5 jala pikkune. Droonil on paar sabauime, tahapoole kaldu tiivad ja mis võib olla kõige huvitavam, tundub, et see ei vaja õhku tõusmiseks lennurada. Me näeme, kuidas droon lastakse õhku kas lingust või stardisiinilt, mis on Ukraina jaoks tohutu eelis. See tähendab, et Morriganit saab välja lasta peaaegu kõikjalt, ilma et Ukraina droonioperaatorid peaksid otsima lennuriba, mis jätaks nad vasturünnakutele avatuks. Lõpuks on veel tegevusraadius. Me ei tea täpseid andmeid, kuid me teame, et RR280 maantee, mida Ukraina on Morriganiga purustanud, asub sõltuvalt tabamiskohast rindeliinist 80–100 kilomeetri kaugusel. See maantee kulgeb Venemaa Rostovi oblastist läbi Mariupoli ja Melitopoli ning edasi Krimmi. Seega võime eeldada vähemalt 120 kilomeetrist tegevusraadiost, kuid seni on see kõik, mida me teame või mille üle saame spekuleerida. Üks asi on kindel, jaht on alanud ning RR280 maanteest on saanud Venemaa jaoks maismaasilla eluliini asemel põrgumaastik, kus hävitatakse sõjaväesõidukeid. Mida see tähendab Krimmi jaoks? Sellele küsimusele vastame kohe, aga enne seda väike meeldetuletus. Te vaatate sõjasaadet. Kui saate sellest videost uusi teadmisi, siis ärge unustage tellida meie kanalit, et näha rohkem meie analüüse Ukraina viimastest relvadest ja strateegiatest. Nii et Krimm. Putinil on praegu üsna tõsised probleemid poolsaarel, mille ta 2014 aastal ebaseaduslikult annekteeris. Piirkond, mis pidi sümboliseerima Venemaa üleolekut Ukraina ees, on nüüd muutunud Morgani ja terve põlvkonna keskklassi droonide jahimaaks, mis hävitavad Vene logistikat. Praegu viib Morgan läbi logistilist jahti Mariupolist Krimmisse, teatab Nemesise brigaad ning viimaste nädalate jooksul on ta juba hävitanud 10 Vene veoautosid ja bensiinijaamu mööda RR280 maanteed. See maismaa koridor on muutunud mustaks auguks, kuhu Vene logistika surema läheb. Tõeline maantee põrgusse, sest iga sõiduk, mis nüüd üle selle liigub, teab, et võib olla järgmine sihtmärk droonile, mis on nimetatud kättemaksuhimulise ja raevuka jumalanna järgi. Ukraina strateegia Vene logistika purustamiseks sellel maanteel hakkab vilja kandma. Nagu Ukraina uus hääl teatas, 4. juunil teatas Ukraina rahvuskaardi Azovi brigaad, et on naasnud Mariupolisse, mis on piirkond, mida Venemaa on okupeerinud alates Putini sissetungi algusest. Aprillis ja mais toimunud korduvad löögid võimaldasid üksusel tõhusalt võtta kontrolli asula kohal oleva õhuruumi üle. Ukraina väed ei ole maismaal läbi murdnud, kuid neil polegi seda vaja teha. Kui Mariupoli õhuruum on nende kontrolli all, on Ukrainal vaba tee RR280-le, mis on võimaldanud neil muuta selle maantee tõeliseks põrguks. Lühikesel teelõigul Melitopoli ja Krimmi vahel toimus mais vähemalt 17 rünnakut Vene kütuse- ja sõjaväeautode vastu. Krimmi linnas Sevastopolis on kütuse normeerimine juba jõus ning klientidele on lubatud vaid 20 liitrit inimese kohta, kuna Krimmi maismaasillal liikunud kütus põleb. Euroopa poliitikaanalüüsi keskusel ehk CEPAL on veelgi märkimisväärsemad andmed. Nad väidavad, et kaartide analüüs näitab, et Ukraina on tabanud üle 125 veoki Krimmi maismaasillal, kusjuures enamik neist sõidukitest hävitati mais. CEPA kinnitab, et kampaania pikaajalised tagajärjed on tõsised, kuid praegu mõõtmatud, lisades. On siiski tõsi, et peaaegu kogu Venemaa logistika lõunarindele ja Krimmi on maismaapõhine. Kui teed ja raudteed katkestatakse, on kahjud vältimatud. Ja see ongi äsja mõte, see on logistika halvamise programm töös ning see avaldab mõju. Ukraina kaitseministeerium investeerib sellesse uude programmi peaaegu $113 miljonit, motiveerides Ukraina droonioperaatoreid hävitama sõidukeid, mis hoiavad Vene logistikat töös. RR280 on üks peamisi sihtmärke. Ukraina teab, et selle logistilise eluliini katkestamine jätab Krimmis olevad Vene okupandid ilma kütuseta, mida nad vajavad oma positsiooni kaitsmiseks. Venelastel ei ole enam turvalist tagalat. Sellest on hoolitsenud droonid nagu Morrigan. Venemaa muutub meeleheitlikuks, püüdes hoida RR280 lahti, et tema väed Krimmis, Melitopolis ja Mariupolis saaksid jätkuvalt varustust. 30. mail, kui sai selgeks, et Ukraina rünnakud RR280 vastu ei vaibu, teatas UNM, et Vene juhtkond on teinud maantee kasutamises mõned huvitavad muudatused. Kehtestati kiirusepiirang 120 kilomeetrit tunnis ning Vene sõjaväekolonnid liiguvad nüüd öösiti. Venemaa on hakanud maanteel kasutama ka mõningaid elektroonilise sõjapidamise süsteeme, püüdes meeleheitlikult Morrigani ja teiste Ukraina droonide kurssi segada. Räägime kiirusepiirangust. 120 kilomeetrit tunnis ei ole maksimaalne kiirus, mida sõjaväesõiduk peaks RR280 maanteel saavutama.
UNM ütleb, et see on miinimumkiirus. Vaatame siis asja selgelt üle. Venemaa suur plaan RR280 jaoks on lasta oma sõjaväekolonnidel pimedas ohtlikult kiiresti sõita, lootes, et Ukraina droonid ei suuda neid tabada. Kuidagi ei usu, et see töötab. Me põhimõtteliselt vaatame, nagu film Kiirus toimuks päriselus. Ära lase kiirusel langeda alla 120 km/h, muidu lendad õhku. Lisaks droonirünnakutele hakkavad õnnetused muutuma põrgumaantel, mis ühendab Venemaad Krimmiga tavapäraseks nähtuseks. Teised lahendused hõlmavad RR280 täielikku vältimist, mida Venemaa just nimelt ei taha teha. RR280 oli nii oluline, sest see võimaldas Venemaal saata varustust otseteed 3 okupeeritud alale. Morgan on muutnud selle võimaluse olematuks, vähemalt nende konvoide jaoks, kes tahavad vältida öist surmasõitu. Aga Venemaal pole tegelikult valikut. RR280-le tehtud rünnakute ulatus sundis Venemaa toetatud Hersoni oblasti kuberneri Vladimir Saldo sulgema osa maanteest 21 mail. Business Insideri andmetel on Vene ametnikud okupeeritud aladel teatanud, et nad otsivad praegu alternatiive. Ja üks neist alternatiividest on see, mida Ukraina väga tahaks näha kasutusele võetavat – Kertši sild. 1. juuni raportis jagas UKR Inform Ukraina mereväe pressiesindaja Dmitro Bletnjuki kommentaare. Ma arvan, et lõpuks jõuame hetkeni, kus nad on tõeliselt surve all. Ja Niil ei jää muud üle, kui hakata ohtlikku kaupa üle silla vedama, teatas Bletnjuk, lisades, et kütusevedudele ja raudteetranspordile kehtivad tõsised piirangud. Nii ohutuse kaalutlustel kui ka seetõttu, et niinimetatud Krimmi sild on varem kannatada saanud. Kui Venemaa hakkab kasutama Kertši silda kütuse vedamiseks, mis peaks liikuma mööda RR280, siis on see tõeline meeleheitemärk. Miks? On põhjus, miks Venemaa lõpetas selle silla kasutamise just selleks otstarbeks juba 2024 aastal. Ukraina 2 rünnakut. 2022 aasta oktoobris ja 23. juulil olid juba silla tõsiselt kahjustanud, mistõttu Vene kõrgem juhtkond otsustas, et sõjalise kauba üle silla vedamine on liiga riskantne. Ukraina tõestas, et Venemaal oli õigus. 2025 aasta juunis, kui ta tabas silda taas, seekord veealuste lõhkeainetega, mis sihtisid silla võtmetugesid. Sellest ajast alates pole Ukraina Kertši silda rünnanud. Seda pole olnud vaja teha, sest sillal pole enam tegelikku sõjalist otstarvet. Aga kui Venemaa lahendus oma RR280 probleemile on hakata taas kasutama Kertši silda, siis on veel üks oluline ühendus Venemaa ja Krimmi vahel taas päevakorras. Peaaegu $5 miljardi suurune projekt võib suitsu tõusta kui Ukraina üleoleku sümbol Venemaa üle Krimmi areenil. See, mida me siin näeme, on Ukraina isoleerimisstrateegia rakendamine. Venemaa on hukule määratud, ükskõik millise variandi ta valib. Iga alternatiivne marsruut jääb Morrigani või Ukraina teiste keskmaa droonide tegevusraadiusesse. Ja iga Ukraina sooritatud löögiga muutuvad Venemaa väed ning umbes 800 000 Krimmis viibivat Vene tsiviilisikut veelgi isoleeritumaks. Vabastamiseks valmistatakse ette pinnast. Enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, tasub vaadata laiemat pilti sellest, mida Morgani esilekerkimine Ukraina sõjas tähendab. Ukrainal on nüüd Morgani näol uusim täiendus kasvavasse keskmaa droonide arsenaali, mida ta kasutab Venemaa halvamiseks okupeeritud aladel. Oleme juba puudutanud, miks see oluline on, kui rääkisime teile logistikablokaadi programmist, mis on loonud eelduse nii paljude Venemaa veokite hävitamiseks maanteel RR280. United 24 meedia lisab, et Ukraina keskmaa rünnakute sihtmärkideks pole ainult logistika. Sihtmärgiks on ka Venemaa õhutõrjesüsteemid. Märtsis ja veebruaris hävitas Ukraina kumbki umbes 300 Vene õhutõrjeüksust ning aprillis lisandus veel 250 üksuse hävitamine. Need rünnakud on olulised. Iga õhutõrjesüsteem, mille Ukraina hävitab oma keskmaa droonidega, tuleb kas asendada, mis jätab Venemaa mujal õhutõrjeta, või tuleb see maha jätta. Igal juhul avanevad okupeeritud alade kohal turvalised õhukoridorid, mis võimaldavad Ukrainal rünnata sügavamale ja tugevamalt laiemat valikut sihtmärke. Seda me nüüd näeme RR280 maanteel. Ukraina on viimaste kuude jooksul Vene õhutõrje hävitamise strateegia abil loonud tee otse põrgusse. See strateegia laieneb kogu rindejoonele, sest Ukraina on nüüd jõudnud punkti, kus ta ohustab Vene tagalat droonidega, mis suudavad rünnata umbes 200 kilomeetri sügavusele. Sõjauuringute instituut ehk ISV toob välja, et Ukraina keskmaa rünnakud aeglustavad Venemaa edenemist rindel nii palju, et Putini käsilased saavutavad tulemusi, mis on ohtlikult lähedal nullile. Venemaa on sunnitud seisakusse. Lisaks võimaldab tagala nõrgenemine Ukrainal läbi viia vasturünnakuid piiratud rindeleikudel. Seda nägime kõige selgemalt Dnipropetrovski piirkonnas mais, kus Ukraina vabastas Venemaa käest umbes 400 ruutkilomeetrit territooriumi.
Muudes piirkondades on saavutatud veel edusamme ning kõik need saavutused põhinevad keskmaa strateegial, mis halvab Venemaad rindetaguses piirkonnas. Mitte miski sellest ei juhtu juhuslikult. Statistika räägib enda eest. Ukraina uue hääle andmetel on avatud allikate luureanalüüs näidanud, et Ukraina on sooritanud Vene tagalas üle 1000 geolokatsiooniga rünnaku. Pea meeles, et need on kinnitatud rünnakud. Tõenäoliselt on neid palju rohkem. Umbes 7% neist rünnakutest on suunatud õhutõrjesüsteemidele, 20% transpordivahenditele ja 35% kütuse, varustuse ning laskemoonaladudele. Ukraina lähenemine on üsna lihtne. Hävita see, mida Venemaa tagalas vajab ja eesliinil võitlevad väed nõrgenevad. Ja see toob meid tagasi Krimmi juurde. Ukraina üldine eesmärk oma rünnakutega RR-280 vastu on isoleerida Vene väed, keda sunnitakse järjest kaugemale taanduma, et neil oleks üldse võimalus jääda Morgani ja teiste Ukraina droonide laskeulatusest välja. Ukraina ei kavatse Krimmi maismaad mööda rünnata. See oleks liiga riskantne. Selle asemel muudab ta poolsaare sõjas ebaoluliseks, samal ajal kui ta karmistab haaret varustuste üle, mis juba põhjustab kütusepuudust ja muid probleeme. Kõik, mida Ukraina nüüd tegema peab, on tempot hoida ja sealt edasi suruda. Ja selle geniaalne strateegia hakkab uskuma panema ka neid inimesi, kes kunagi arvasid, et Ukrainal pole mingit võimalust Krimmi vabastada. Üks neist inimestest on erru läinud endine USA maavägede Euroopa väejuhatuse ülem kindralleitnant Ben Hodges. Ta kinnitab kõike, mida me just ütlesime Ukraina strateegia kohta Krimmi suhtes. See võib kõlada veidi lihtsustatult, kuid esimene etapp enne Krimmi vabastamist on selle isoleerimine, tee Jankoi poole äralõikamine ja silla hävitamine. Teine etapp on muuta see kasutuskõlbmatuks, nii et venelased ei saaks seda kasutada, ütles Ožits. See strateegia võib olla lihtsakoeline, kuid Ukraina järgib seda täiuslikult. Teed on juba ära lõigatud ja Venemaa ei leia alternatiive, ükskõik kui palju nad ka ei pingutaks. Kertši sild saab olema sihtmärgiks niipea, kui Venemaa on piisavalt meeleheitel, kui seda sõjalistel eesmärkidel kasutada. Ja tükkhaaval muudetakse Krimm territooriumiks, mida Venemaa ei saa kasutada millekski muuks peale raketi- ja droonirünnakute Ukraina linnade vastu. Nii vabastatakse Krimm. Mitte armee marssimisega poolsaarele, vaid isoleerimiskampaaniaga, mis sunnib Putinit mõistma, et vaev ei ole enam väärt seda, mida ta sellest saab. Morrigani drooni esiletõus on vaid viimane osa Krimmi kampaaniast, mida Ukraina on juba kuid ellu viinud. Venemaa maismaaühenduse läbilõikamine on selle kampaania oluline osa, kuna poolsaare ümbruse lahinguväli kujundatakse ümber. Selle strateegiasse süveneme veelgi põhjalikumalt teises videos, nii et vaadake seda, et näha, kuidas Krimmi vabastamine tundub lähemal kui kunagi varem. Kui see video teile meeldis, siis kindlasti tellige The Military Show kanal, et ei jääks ilma meie järgmistest videotest. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!